võib-olla, aga siis võib-olla alustamegi, et ma võib-olla lühidalt siis räägin, mis on tehtud ja siis juba saab sellise arutelu ja küsimuste ringi peale edasi minna ja Katrin ja, ja Raili saavad siin ka veel täpsustada ja nii ongi. Ja nii, ma panen kohe ekraani ka jagama. Nii, nii. Ma korraks paigutan kõiki neid osasid. Kas nüüd on hästi näha seda ekraani jagamist ka? Piisavalt hästi, jah. Et ma ei teinud ühtegi sellist esitusslaidi, sellepärast et tegelikult see põhiline töö ja teema, millest me räägime, on olemas sellise suure dokumendina ehk siis giidi tööjuhend, põhimõtted ja soovitused, mis siis on Interregi projekti raames nagu loodud. Ja ma tahaksin kohe välja tuua ka see, et tegemist ei ole siis puhtalt nii-öelda nullist kirjutatud giiditöö juhendiga, vaid see on siis 2021. aasta välja töötatud juhendi selline uuendatud või ka täiendatud versioon, et siin on siis esmase juhendi koostajad välja toodud ja siis hilisemad täiendajad ka. Ja kui sellest giiditöö juhendist rääkida ja sellest täiendustest, mis me siis siin teinud oleme, siis see kõige põhilisem ja suurem rõhk, millele me tähelepanu pöörasime, et panen siia kohe sisu korraga ette, on eelkõige siis see, et nii nagu ühiskond ja inimesed muutuvad ka mõneti need ootused tööle, kus siis ongi töö seotud teiste inimestega ja sellest lähtudes siis teine peatükk, mis siin juhendis on üks suuremaid täiendusi, mida me teinud oleme ja eriti suur fookus siis just erivajadustega külastajatele. Ja seal siis koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga sai põhjalikumalt läbi mõeldud siis nende erivajadustega külastajate olemus, soovid ja mida siis nagu soovitusena giididele anda, et kuidas nemad siis saaksid oma tööd mõnusamalt paremini teha. Ma vahepeal kuulen natukene teksti, kas keegi soovib vahepeal juba midagi küsida või kommenteerida? Ei ole. Kuna ma ekraani jagan, siis ma paraku teie pilti väga ei näe, et kui keegi soovib kohe minu jutule midagi juurde lisada, kommenteerida või küsida, siis see on väga teretulnud ja hea meelega vastan, kommenteerin, tekitame arutelu. Aga tahtsin siis välja tuuagi see, et selles juhendis on eraldi nagu väga erinevad erivajadused läbi võetud, alustades siis tajumisega seotud nägemis-, kuulmispuue, eraldi on nägemispuude all käsitletud veel vaegnägijad, pimedad, kuulmispuude all erinevad sihtgrupid sealjuures, aga veel lisaks ka kõnepuue, millest võib-olla räägitakse laiemas kontekstis vähem, aga meie töös on ta paraku oluline. Samuti liikumispuue on siin eraldi olemas ja eraldi ma toon välja, et lisaks nendele puuetele on olemas ka intellektipuue ja psüühikahäired. Et tihtipeale räägitakse psüühilistest erivajadustest ja siis intellektipuue on pandud psüühikahäirete alla. Et tegelikult on need kaks täiesti erinevat nähtust, kus intellektipuue viitab pigem nagu seisundile, mis ajas ei muutu, samal ajal kui psüühikahäire on eelkõige siiski haigus ja on ajas siis muutuva tekke ja kuluga ka, et psüühikahäire puhul siis
on tegemist olukorraga, kus kriis võib kesta lühikest aega, pikemat aega ja siis toimub sellest taastumine ja inimesel ei pruugi see erivajadus ja käitumine siis ka näiteks olukorras, kus keegi temaga kokku puutub, olla ühesugune. Et intellektipuude puhul me räägime sellisest püsivast seisundist, et psüühikahäire puhul on see siis mõnevõrra erinev. Et see on nüüd üks teema, millele siin juhendis on päris palju tähelepanu pööratud ja seda ma tõin ka ekstra välja. Aga lisaks sellele, mida me seda juhendit nagu nii-öelda täiendades ja kirjutades tähelepanu pöörasime, on veel ka selline kultuuriline, religioosne ja rahvuslik taust ja siis erinevad sotsiaalsed grupid on need siis lapsed, eakad, vippkülastajad. Et kuna inimesed reisivad palju ja inimeste taust on väga erinev, siis juhendi peale mõeldes, et juhend on ühest küljest algajale giidile nagu väga oluliseks õppematerjaliks ja juba tegevale giidile selliseks heaks inspiratsiooni ja vahel uute mõtete kogumise allikaks, et siis pidasime nagu oluliseks tuua ka neid teemasid eraldi veel välja. Aga samal ajal varasemas juhendis välja toodud aspektid on endiselt ka kõik alles, need olulised praktilised mõtted, juhendid, mis algselt olid olemas, et me oleme mõnda kohta sealt täiendanud, lisanud erinevaid aspekte juurde, aga väga paljus on ka varasem alles jäetud. Ja millele võib-olla tähelepanu pöörata, tegemist on tõesti juhendiga, kus on kõige olulisem välja toodud ja kokku sai 101 lehekülge materjali. Et võib-olla tundub isegi see, et kas ta nüüd päris juhend on, et on juba natukene romaani mõõtu, aga võib-olla kui see dokument ette võtta, siis igaüks saab siit valida ennast kõige puudutavama, kõige rohkem kõnetavama osa välja ja lugedagi seda ja vastavalt vajadusele siis valida neid peatükke, mis on olulised. Et kindlasti ei ole tegemist dokumendiga, mis tuleb otsast lõpuni üksipulgi läbi lugeda. Et kui hakata tagantpoolt peale, et siis ilma eestpoolt lugemata ei mõistaks seda, et seda see kindlasti ei ole. Ja eriti kui tegemist on tegeva giidiga, siis need erinevad osad ongi pigem, vaid mõeldud ka selleks, et ta aitab võib-olla leida uusi mõtteid, inspiratsiooni, võib-olla leida nagu kinnitust tehtud tööle, et ta on pigem selline, mis toetab ja abistab, kui ütleb, et vaat niimoodi täpselt peavad kõik asjad olema. Et eks me kõik teame, et töö inimestega on väga muutlik, sõltub olukorrast ja tihtipeale tuleb olla väga paindlik, et siis nagu juhendisse kinni jäämine võib-olla alati ei olegi kõige parem. Selle juhendiga mina tahaksin kiita kindlasti Tõivu, kes on seda väga mõnusalt kujundanud, et see kindlasti toetab selle materjali läbitöötamist, läbivaatamist, et kui siia minna, siis on lisatud siia palju visuaale ja sellise liigendatud, et peaks olema selline hästi läbitav ja hästi omandatav materjal ka. Ja tegelikult on nüüd niimoodi, et ka mina väga palju rohkem ei räägiks, vaid rõhutaksin veel juurde seda, et tegemist on elava dokumendiga. Ehk me oleme Eesti Maaturismiga siin läbi rääkinud, et kuna töö inimestega on muutuv vastavalt sellele, kuidas inimeste elukogemus, see, mis meie ümber toimub, on ka pidevas muutumises, siis see on nagu ka oluline sisend sellesse, et igasugused juhendid töötamaks inimestesse on muutuvad, mida on vaja täiendada, kohendada, võib-olla lisasid tuua, midagi maha võtta.
vaadata, et kui teie seda juhendit kas juba olete jõudnud vaadata või edasi vaatate ja te tahaksite kas lisada täiendavaid märkuseid, teha ettepanekuid millegi muutmiseks, siis need ettepanekud ja täiendused on ka väga teretulnud ja Eesti Maaturismi e-postile kirjutades, siis ootame neid kommentaare ja täiendusi ka sinna juurde. Ja eraldi tahaks tänada veel kõiki neid giide, kes selle juhendmaterjali värskendamisprotseduuri ajal andsid mustale tekstile oma tagasisidet, oma kommentaare, et oleme püüdnud neid kõiki arvesse võtta, on see siis sisulise kirjapildi poolest, et käisime kõik need kommentaarid läbi ja loodetavasti on see nüüd saanud selline materjal, mida saavad kõik siis oma töö toetamiseks kasutada. Nii, ma lõpetan ekraani jagamise ära, et see oli selline tõesti lühikene sisseviide sellele, et mis me oleme teinud ja et oluline töö oli just välja tuua juhised, kuidas töötada siis erinevate sotsiaalsete sihtgruppide ja just erivajadustega inimestele. Aga nüüd ma olen väga avatud ja valmis kuulama teie kommentaare, küsimusi, ettepanekuid. Et ma loodan, et te olete jõudnud pisikese pilguga sellele materjalile peale visata ja ma näen, et Rita on ka siin, kes on ju ise olnud selle juhendi koostamise juures ja nii palju tööd on ära tehtud. Et võib-olla ma küsin sinu käest, et mis tunded sinul on või muljed seoses uue materjaliga? Ma ei ole kahjuks seda tekstimaterjali näinud. Ma nägin seda videot, mis oli jagatud ja mina praegu ei leidnudki seda üles. Ma pean vabandama selle koha pealt. Ma lihtsalt kommenteerin vahele, et Rita, see oli koos saadetud lingiga, oli ta kirjalisas. Oli seal lisas ikka, jah. Vaat seda ma ka ei näinud millegi pärast. Ma tõesti pean vabandama, ma olen natuke haige ja mu pea on paks. Ei, ega sellest ei ole midagi. Aga mis ma tahan öelda, on see, et igal juhul on see väga äge edasiarendus ja mul on nagu suur rõõm südames, sest see eelnev osa, mis me tegime Eesti Giidide Liidu rahvaga, siin on osa inimesi ka kaasalööjaid, Enesarapuu ja veel keegi, et areneb, ega meie mingit dogmat ei teinud ja meie sellele just erivajadustega sihtgrupid olid meie vaateväljast sellel perioodil ikkagi täiesti väljas, et see on nagu tohutu suur pluss, et sina selle spetsialistina tood selle sinna juurde ja ehk ta siis nüüd saab selles mõttes avatuks, sest ma arvan, et seal on palju tuttavat teksti, aga see, mida sa praegu näitasid ja see kindlasti annab sellele palju juurde, sest ma olen ise kokku puutunud nii-öelda Soome gruppide puhul just sellise vaimse alaarenguga, vaimse puudega inimestega ja ka grupis liikumispuudega ja vaegnägijatega ja mina sain tuge ainult nende grupijuhtidelt selle tellijalt, et mida ja kuidas teha, sest on mingid sellised grupi eripärad välja toodud kusagil, aga oma töös olengi nendel inimestel toetanud ja see on praegu väga hea, et see tuleb niimoodi kokku panduna. Jah, ma ei kommenteeri praegu rohkem. Aitäh! Aitäh, Rita! Ja tõepoolest, et ajaperioodid ongi erinevad, et kuidas erinevad inimgrupid üldse reisivad, käivad ja see toob ka sellised uued vajadused, mida ka giid teadma peab. Et mina pean ütlema, et see esimene juhend oli minule ka selliseks õpimaterjaliks ja mina õppisin selle järgi, kuidas nagu giidina töötada. Et ma tahaks öelda, et see, mis on varem tehtud, et see on nagu klassika, mida sa omandad ja siis hakkab sinna järjest erinevaid kihte peale tulema. Nii et ma tahaks arvata, et võib-olla 10 aasta pärast tuleb juba või 5 aasta pärast isegi tuleb jälle uus kiht peale, et see dokument jääb elama ja ainult kasvab. Võib-olla on varsti juba 200 leheküljeline. Nii, aga ma olen väga tänulik, kui keegi veel võib-olla oma arvamust siia lisab, kommenteerib, ja video oli ka.
ja võib-olla te olete seda videot vaadanud, et ma olen musta versiooni videost näinud, ma pean tunnistama, et mul endal on väga raske ennast ise vaadata videost, et siis aga selle video aluseks siis tõesti oli ka värskelt või meie ühistöös läbi viidud ekskursioon, kus me praktilised kogemused panime kohe ka kirja, mida siis meelde jätta, et siis nii see juhendmaterjal kui see videomaterjal võiksid siis üksteist toetada, et seesama, mis juhendis on punktina välja toodud, et siis see videos natukene visuaalse materjalina ja tausta lugemisena ja kuulamisena võiks siis üksteist toetada. Ma lisan lihtsalt Liina jutule lisaks siia juurde, et kui see video nüüd puudutas just nimelt tööd siis erivajadusega, ehk siis aita mind nüüd, Liina. Intellektipuudega inimestega, siis tegelikult neid videosid lisandub sellel aastal veel, kuidas töötada erinevate sotsiaalsete sihtrühmadega, ehk et see on siis nagu esimene, jah. Ja ma ütlen, et need videod on võib-olla väga oluline lisamaterjal, et üks asi on see, et kui lugeda lihtsalt juhendmaterjali, aga teine võimalus on see, et sa näed seda kohe ka videona, filmina, et ta siis nagu tundub võib-olla kiiremini ja kergemini hoomatav. Ma tahtsin ka lisada kõigile tere, tore teid siin näha ja tere Rita, et mina olin ka selles esimeses grupis, et peaaegu juba meelest läinud, et mis me tegime, nüüd tuli tasapisi meelde ja mul on ka äärmiselt hea meel, et seda on edasi arendatud, aeg läheb edasi ja tõesti see on aktuaalne asi, need erinevad grupid, erivajadused, hästi erinevad asjad, et me oleme Tartus hakanud ka ju sellega tegelema, ma ei tea, kas Merike Jürna on meiega praegu siin, et meil on siin kohe ju nüüd laupäeval üks koolitus ka sellega seoses Tartu giididele. Et tegelikult on tore, et seda on edasi tehtud ja see kujundus, ma jõudsin, Rita, mina sain küll kenasti kätte selle, et jõudsin ka vaadata ja mulle tõesti ka see kujundus väga meeldis. Jah, see eesmärk oligi ta teha suhteliselt lihtsana, aga samas, et ta ei oleks lihtsalt nagu Wordi dokument, siis ütleme niimoodi. Ja siis ma lisan veel lihtsalt ühe asja juurde, et Liina küll põgusalt puudutas seda, aga et see juhendmaterjali täiendamine sai teoks tänu sellisele projektile nagu Accessible Hiking Trails ehk siis ligipääsetavad matkarajad, mis on Eesti-Läti programmi projekt. Ja kui seda projekti ette valmistasime, siis oli Giidide Liiduga jutt, et sellist materjali oleks vaja ja et mitte päris nullist alustada, siis nagu Liina ütles, et tõesti võtsime aluseks selle Visit Estonia poolt siis 2021. aastal tellitud juhendmaterjali, mis nüüd muutus üsna mahukaks. Ja ma võib-olla lisan juurde selle, et miks see erivajaduste inimeste osa sissetoomine on oluline. Et erivajadusega inimesed on väga tänuväärne sihtgrupp, et nad väga hea meelega reisivad, nad käivad ekskursioonidel, aga nende nagu kõige suurem hirm, eriti just psüühikahäire ja intellektipuude puhul kipub olema. Tõenäoliselt võib ka Anne võib-olla lisada teiste gruppide osas juurde infot, et vahel nagu ei julgeta minna sellepärast, et ei olda kindlad, kas on vastuvõtjad, kes pakub seda teenust, et see neil on ka kergelt nagu omandatav, et neil on võimalus ligi pääseda, seda infot saada. Ja värske kogemus on just see, et ma 2 tundi tagasi tegin intellektipuuetega inimestele ekskursiooni, et nad tahavad käia ja nad otsivad võimalusi, et kus neil on olnud varasem kogemus, kus nad teavad, et giid tõepoolest on võimeline, mitte võimeline, vaid et tal on kogemusi ja valmisolek erivajadusega inimesega koos tööd teha. Et mida ma tahan öelda on see, et reklaamige ennast rohkem välja. Et reklaamige, et hea meelega teeme
et me pakume nagu kõikidele sihtgruppidele oma ekskursioone, meie marsruudid on kergelt läbitavad liikumisraskusega inimesele, et vajadusel kaasame viipetõlki ja nii edasi. Et seda nagu võiks isegi julgemalt välja reklaamida, et inimesed ise ei julge või ei oska alati ka küsida seda giidi käest. Aga Tatjana, ma näen, et sul on käsi pesti. Jah, aitäh, Liina. Ma kõigepealt tahaks öelda aitäh kõikidele osalistele, et võtsite selle teekonna ette. Ehk siis tõesti need juhendid on meil ju erinevad juhendid, mida ainult Visit Estonial, et kõigil teistel on ju need juhendid olemas aasta ammustest, on ju. Ja tegelikult ajas ju asjad muutuvad. Küll nagu Liina ütles, mingid baasasjad jäävad ikkagi samadeks, aga need kihid tulevad peale ja paraku tahame või mitte, need kihid igal juhul tulevad. Ja mul on ülimalt hea meel, et sellesse juhendisse tuli just erivajadustega külastajate plokk ja tegelikult ka see, et seal on olemas eri kultuuriruumist tulevate inimeste osa. Et see on samuti, ütleme, ma räägin praegu Visit Estonia nii-öelda mütsi kandes, et see on nagu ülioluline, sest hetkel tõesti nagu välismaalastele giiditeenuse osutamine on natukene kohati vaeslapse rollis ja just seetõttu, et kohati seda kultuuri erisust või mida tohib öelda, kuidas tohib öelda, millega igaks juks tuleb arvestada, mis on ka need näiteks, ütleme Jaapani külastaja vaatest, et eakad on ikkagi väga väärtuslikud ja neid austatakse ja seal hoopis teistmoodi peab grupis nagu käituma. Ehk siis see on ülimalt oluline ja võib-olla mida ma tahaks ka öelda, et mulle tundub, et seesama erivajadustega peatükk on väga hästi rakendatav ka välismaalaste teenindamise või võõrustamise vaatest, ehk siis need samad 5 meelt on ju, või selgitada midagi inimesele, kes võib-olla väga hästi ei saa aru inglise keelest või muust keelest, ehk siis seesama, et vaegkuulja, vaegnägija, et minu arvates väga hästi ka välismaalastele saaks neid nagu üle kanda, et seda kindlasti tasuks võib-olla ka nagu korraks nagu mõttesse võtta, et kuidas ühes või teises peatükis saaks neid soovitusi omavahel väga kenasti kombineerida. Aga see juhend on tõesti pikk. Ma ei jõudnud lõpuni, ma ütlen ausalt, et ma arvan, et need õppevideod on kindlasti need, mis on ka tänapäeva võib-olla alustavatele giididele, ka need, kes esindavad võib-olla sellist nooremat generatsiooni, on kindlasti vajalikud. Ja mul on palve, et ma loodan, ma küsin luba ka, et kui need videod valmis saavad, kas me võime need ka Puhka Eestis veebikeskkonnas jagada? Ja loomulikult, sellepärast, et nad on ju nii-öelda projekti raames, et see on täiesti avalikult kasutatav. Ja kindlasti tahaks ka seda juhendit sinna lisada, et kindlasti nagu anda ka seda, võib-olla meil on lihtsalt Puhka Eestis üks selline erivajadustega külastajad ettevõtjatele, turismiettevõtjatele mõeldud leht, et me koondamegi sinna erinevaid asju, mis on nagu tehtud ja mis on abiks ettevõtjatele. Ma arvan, see juhend on kindlasti üks nendest, mida tasub kindlasti kõigil lugeda ka siis, kui nad ei ole giidid, ütleks nii. Aitäh teile! Aitäh, Tatjana. Ma kohe lisan siia ühe märkuse, mis minul on idee, et juhend veel pikemaks saaks, et need sotsiaalsed grupid, me räägime seal noortest ja eakatest ja meestest ja naistest, aga üks dimensioon, mis mul on mõttes olnud, on põlvkonnad ehk siis X, Y, beebibuumerid, Z põlvkond, sest nad on täiesti erinevad. Et seesama Z-põlvkond ja kes siin järjest need noored peale tulevad, nad on hoopis teistmoodi. See on põgusalt puudutatud seal juhendis, aga et see põlvkonna erisusena veel sisse tuua, et see on nagu üks kiht, mida ma natukene olen enda sees veel seedinud, aga et see võiks olla selline tuleviku väljavaade, kuidas veel seda kihti paksendada. Ma vaatan, et Rita Tommel on teinud ettepaneku, et juhendi asemel kasutada sõna käsiraamat, et mida meelt sina, Liina, oled, et kas me võime seda ka käsiraamatuks nimetada? Ikka võib nimetada, sest ta tegelikult on selline praktiline abimees ju ka, et teda võib,
mina olen seda meelt, et ta võib olla nii juhendina või käsiraamatuna, kuigi käsiraamat on nagu pehmem sõna, et ma võtangi ta abimeheks kaasa, et juhend on see, et nagu noh, nüüd sa niimoodi pead tegema, et ma ise ju tõin tegelikult välja selle, et me oma töös ju lähtume ikkagi ka sellest, et milline see inimene on ja kuidas see suhtlus kulgeb, et see on selline paindlik, et käsiraamatu mõte on tegelikult väga hea mõte. Aitäh, Rita! Me tegelikult mingil hetkel ka ise olime nagu kahe vahel, aga noh, siis jäi ta hetkel praegu juhendiks, aga see ei ole probleem. Mul on üks praktiline küsimus, et ja nüüd edasi meie Annega, hea kolleeg siin praegu Pärnu Kutsehariduskeskuses sellise giidi kursuse, jätkukursuse vedajana. Me teeksime selle raamatu ribadeks selles mõttes, et jagaksime teda välja ja annaksime ülesandeid sealt ja mida iganes, et praktikasse nii-öelda ellu viia. Kuidas tema nüüd autoritel tuleb ju kasutamisõigust küsida, et kuidas te seda nüüd ette näete? Mina ütleks, et sa oled ka autor. No seda ka, aga viimased autorid on nagu sellise kõrgema sõnaõigusega. Võib-olla, ma arvan. Taaskord, et kuna ta on avalikult kasutamiseks, ta on loodud projekti nii-öelda rahadega, ehk siis Eesti-Läti programmi toetusel, siis ei ole mingit probleemi selle jagamisel, selle kasutamisel ja nii edasi. Ehk et kindlasti saab ta olema Eesti Maaturismiühingu kodulehel. Kindlasti me nüüd selle lõpliku variandi saadame ka Eesti Giidide Liidule. Kas nemad siis, meil on omal ka nii-öelda giidide list, kellele siis seda lõplikut varianti jagada. Ehk et jah, loodame, et ta saab olema laialt ja samamoodi nagu, et Visit Estonia paneb ta oma sinna professionaalide materjalide kategooriasse siis. Aga välja trükituna välja anda, nii nagu oli Heli Toomani giidide alused kunagi ka tõesti ribadeks kasutatud raamat, sest väga suur osa on tegelikult ju sealt üle kopeerinud kõik meie koolitajad, need, keda ma tunnen, minu head kolleegid sellel põllul ju tegelikult kasutavad väga paljus ka selle raamatu algmaterjale. Et ta võiks olla siis nii-öelda ostetav. Ütleme otseselt me teda ostetavaks teha ei saa, seda õigust meil lihtsalt ei ole, et see on nüüd see teema. Et jah, et muidugi alati kõik viitamine on väga teretulnud, kas siis autoritele või jah, et mis raames ta on valminud, et kõik see on loomulikult väga teretulnud. See on väga hea märkus Rita poolt, et sinna samasse juhendisse võiks tegelikult lisadagi lause, et raamat on vabalt kasutatav, palun viidata ja siis andagi soovitused, kuidas see viide peaks olema sõnastatud. Et see on küll üks väga asjakohane märk. Et teeme sinna lõpulehele siis, jah. Ja Tatjana? Ja ma tahtsin öelda, et 2. aprillil korraldab ligipääsuk Tallinnas turismisektorile suunatud seminari ja ma kindlasti jagan ka Jakobiga, ma arvan, ta ise võib-olla on ka teadlik, aga ma kindlasti soovitan tal ka seal seminaril, ta on mõeldud siis turismisektoris tegutsevatele ettevõtjatele, sealhulgas giididele ja kõikidele teistele, et siis ta võib seal ka seda nii-öelda promoda, et võetakse, et see on olemas, et võtke, vaadake, kasutage. Just. Railil oli ka vist ennem käsi püsti. Tere ja ma lihtsalt enne ei saanud mitte sõna sekka öelda, aga et mina ka ikkagi Eesti Maaturismiühingu nimel tänan väga kõiki algmaterjali loojaid ja Visit Estoniat, et te andsite loa meile kasutada seda algmaterjali, kuna see oli Visit Estonia poolt nagu algselt tellitud eelnevate koostajate poolt. Ja veel kord kinnitan, et seda materjali
me müüma kunagi ei hakka, küll aga lubame seda, et see on avalikult kasutatav, kuna see on tehtud Euroopa Liidu vahendite eest. Seega on ta kõigile ikkagi kasutatav vabalt ja me paneme tõesti selle ettepanekuna tehtud lause sinna juurde, aga et siis palvega, et viidata, et ja kõik, mis Liina ka enne ütles, et kõik sellised, kui te tõesti näete, et midagi oleks vaja veel täiendada, siis me väga palume, et see oleks nagu ka selles mõttes ikkagi hästi põhjendatud, et kui me hakkame jällegi avama seda dokumenti uuesti nagu täiendama, et me päris nagu võib-olla jah, et see peaks olema hästi siis nagu läbimõeldud ja veel argumenteeritult, et kindlasti oleme valmis kuulama neid täiendusi ja siis ka üheskoos otsuse langetama, et kui on vajadus ikkagi see sisse viia. Ja kuna siin on, ma saan aru, et päris mitmed eelmise algmaterjali koostajad, siis meieni on jõudnud veel info ka, et esimese vist väljaande koostamise töörühmast vist paar nime on jäänud siia lisamata, et me praegu sellesse versiooni veel ei ole neid jõudnud panna, aga et ma saan aru, et seda peeti vajalikuks, et siis lihtsalt, et palume natuke veel kannatust, et kui see siis see päris lõplik versioon, et ärge palun siis seda, mis on veel laiali saadetud hetkel enne seda infotundi, et ärge siis palun seda veel kuhugi ei üleslaadige ega ka veel omakorda jagage kui lõplikku versiooni, et siis ma väga palun, et meie poolt läheks siis Eesti Maaturismi Ühingust välja selline versioon, mis oleks arusaadav, et see on lõppversioon kooskõlastatud nii-öelda ka pärast siis tänast infotundi ja arvesse võetud veel tänasel infotunnil võib-olla tehtud ettepanekutega, nii et kas te olete nii nõus, et võib-olla, et võime veel teha mingisuguse, ma ei tea, mõned päevad veel, et kus te saaksite tutvuda ja kui teil tundub, et on veel midagi, millele tähelepanu juhtida, et siis olete nagu kõik saanud ikkagi sõna sekka öelda ja vajadusel veel saaksime selle muudatuse sisse viia. Et kas selline nagu praegu väike plaan sobib teile, kes te siin osalete, et võite näiteks pöidlaga märku anda või siis kellele see ei sobi, et siis võib-olla kommentaaridesse kirjutada, et siis teame. Väga hästi, et kui ja ma mõtlen, et võib-olla see oli meil ka teemana üleval, et me ei saa kõikide võib-olla sotsiaalsete sihtrühmade kohta või gruppide kohta teha neid videosid, aga mis oleks, seda tahaks nagu kuulda ka teie kui tegevgiidide käest, et millised sotsiaalsed sihtrühmad oleks teie vaatenurga pealt kõige olulisemad, et kelle kohta me võiksime need veel siis õppevideod teha. Et see info oleks küll väga teretulnud teie käest. Ja siinkohal veel kord, et mina panen nüüd suu kinni, aga olen kõigile osapooltele tänulik ja ka neile, kes täna leidsid aja ikkagi osaleda selles infotunnis ja sõna sekka öelda. Ehk et Raili öeldud need video ettepanekud, et need ei pea täna siin kohe praegu tulema, vaid saate meile panna meilile eesti@maaturism.ee. Ma küsiks veel siia juurde, et kas täna siin osalejatel kellelgi oli ka aega vaadata seda esimest videot ja kui jah, siis kas on mingeid kommentaare video osas? Et kas need teised videod võiks olla sarnase ülesehitusega või peaks midagi olema teisiti? Ja jällegi, et kui täna siin praegu ei oska öelda, siis jällegi eesti@maaturism.ee peale ootame
kommentaare. Aga siis seda tõesti palume lähiajal, et näiteks nädala jooksul. Aga võib-olla, Katrin, ütlemegi siis, et järgmise kolmapäevani ootame seda tagasisidet, eks ole? Jah, näiteks. Kui keegi ei taha rääkida, siis ma võin ikka rääkida. Esiteks on väga hea meel, et seda tegi Liina, seda videot, sellise õpetliku nagu loengu vormis ühelt poolt ja tükitud koos selliste praktiliste filmilõikudega. Ja kui ma kujutan ette, et Liina giidina meil sellele grupile, siis ta oli kindlasti just selles kõige paremas tähenduses nendest erivajadustest lähtuvalt, sest selle ma vaatasin väga hoolega läbi. Ja siis just, et mis on olulised, et kuidas giid esineb ja kuidas ta teeb. Ma arvan, või ma kahjuks, et mul jäi nagu kahe silma vahele või seda ei olnud seal otseselt. Sa hoidsid mikrofoni käes, aga kuidas sa seda teksti edastasid, et just see lihtsad laused, sellised, võib-olla isegi mõttepause, mis sinna kõik juurde kuulub, et see koht oleks võinud seal video alguses või keskel kusagil olla, kus sa just rääkisid sellest või andsid nagu sellise õpetustekstina edasi seda, et milline see keel ja teksti esitamine peab olema, eks ole. Et see oleks võib-olla üks ainuke koht. Väga hea oli see nende vaimse puudega inimeste eripärade väljatoomine ja ka see, kui hästi nad oskavad tegelikult oma tundeid ka nagu välja öelda ja tagasisidet anda sellele. Ohud seal muidugi on olemas tegelikult, eks ole, me teame ise ka, et see tulebki anda mingi ajalimiit ja võib-olla, et 5 julgemat või 3 julgemat saavad öelda, sest see võib ka vahel käest ära minna. Et seda olen mina oma elus näinud. Aga see oli selles mõttes ka hea ja just selle teema kohta nagu selline täiematerjal video näol. Aga edaspidi just ma kirjutasin tema lastegrupid, et kuidas nendega läbi viia, just seda praktilist vast kogu seda ekskursiooni pole mõtet teha, aga mingid lõigud, ohuolukorrad laste puhul ja kuidas seda ekskursiooni alustatakse midagi keskelt ja millised on siis nagu sealt tähelepanu tõmbajad sellest giidi esinemises siis sellisele grupile. Ma olengi nagu ärevil sellepärast, et mul on laupäeval 50 inimest 45-aastase mehe juubeli grupp tegelikult ja nüüd nende täisealiste ja elujõus meeste ja ka siis ütleme ikkagi õitsvate naiste selline juhtimine saab olema mulle päris suur kogemus ja selline siis väljakutse, et ma võin pärast seda kirjutada, kuidas see õnnestus. Aitäh, ma olen täiesti nõus Rita sellega, et see lihtsa teksti, et see, mis sinna mikrofoni sai loetud, et see oleks võinud seal olla küll, aga ma pean tooma välja selle, et sellel hetkel, kui ma seda ekskursiooni tegin, ma ei saanud kontrollida seda, mis parasjagu filmiti. Et võib-olla Tõivul, ma ei tea, kui palju ja kuidas tal need filmilõigud seal täpselt olid, aga ma pean ta käest üle küsima või et me küsime Katriniga üle, et mida seal, kuidas võimalikult nagu illustreerivalt juurde panna. Et ühesõnaga need illustreerivad konkreetsed nipid sinna juurde panna. Ja see on väga hea väljatoomine. Ja ma vaatan siin ka chatis on need erinevad sihtgrupid. Ma olen täiesti nõus sellega, et alustades Tatjanast, et kõik need erivajadused, sest nii kaua, kuni endal ei ole kas kokkupuudet, kas või pere seas või mingisuguses muus kontekstis, et siis esimest korda või vähe kokkupuutununa on hea, kui on hästi palju illustreerivaid näiteid, et mida täpselt teha, kas või kui on kõnepuudega inimene või mis iganes erivajadusega, et erivajadused, Katrin, kindlasti, mul on tunne, et võiks olla kõik videos, aga teisest küljest tõepoolest ka meie kaasaegsed lapsed ja teismelised, mida mina ise olen näiteks, et neid nagu üldse endaga kaasas hoida,
neid huvitaks see, kui mina ise paadunud fännina tahan mõisa näidata, aga neil võib-olla see ajalugu ja mõis hetkel ei kõneta, et siis see õppevideo näiteks, kuidas selle noore põlvkonnaga hakkama saada, on tõepoolest tähtis. Aga tõepoolest siin on huvitavad teemad ja Marko on toonud ka eakaid suvepäevade purjutajaid ja kõikvõimalikke erinevaid situatsioone. Mul on tunne, et tegelikult neid videosid saaks terve kollektsiooni teha, et see oleks, tegelikult on need kõik ju head, kui nad on videos ja praktiliste nippidega, et see aitaks palju. Ma ei tea, Katrin, kas sa oskad mulle öelda, mitu videot te üldse teha saate? Et üks nüüd meil on tehtud. Ja meil tegelikult oli nagu nimetatud 5, aga kõik oleneb ka täpselt selle video eelarvest, et kui näiteks läheb natuke soodsamaks, siis tõenäoliselt saaks rohkem teha, et siin ongi. Aga et seda siis vaatame jah, et kindlasti 10-tega me neid teha ei saa. Aga siis järgnevad projektid. Jah, just. Nii. Minul vist rohkem hetkel lisada ei olegi, kui et ma tänan. Aga võib-olla Katrin ja Raili soovivad veel midagi täpsustada. Ega otseselt selles mõttes ei olegi midagi, et tõesti suur tänu, et leidsite täna aega. Nagu Raili kirjutas siia chatti, et ootame teie tagasisidet nädala jooksul, kas siis sellele juhendile või videole. Ja kui need kommentaarid või ettepanekud ei ole väga mahukad, siis peale seda me kohe vormistame ka nii-öelda selle lõpliku versiooni sellest materjalist, mida siis jagame. Ja siis ma saan aru, et me kasutame sõna käsiraamat, on ju? Jah. Väga hästi. Jah. Ehk et suur tänu kõigile ja uute kohtumisteni, ega mis muud, et jääge siis ootama meie käest seda lõplikku versiooni. Aitäh ja kohtumiseni. Tere!